Tere hommikust kõikidele, väga hea meel on teie sünnipäeva hommikul siin teie ees seista. Palju õnne kõikidele selle tähtsa päeva puhul ja nagu minister juba ütles, et 25 on ainult edasi minna, et kunagi tähistatakse 125 ja nii edasi, et see on väga, väga meeldiv. Minister juba oma sõnavõtus võttis väga laialt ja väga ka juba kuskilt otsast pidi süvitsi teemad kokku, milles Siseministeerium siis oma valdkonnaga seisab ja mis valikuid seal on vaja teha. Ja kui ma mõtlen selle tänase teema peale, mis seal on kirjutatud minu nime taha selles ilusas sinises bukletis, siis ma ikkagi otsustasin öösel ümber, et ma päris seda aruannet tegema ei hakka selle siseturvalise arengukava hetkeseisu kohta, et ma puudutan seda nõnda, et toon välja need kesksed kohad, mis meil olid varasemas arengukavas ideedeks, mida me tahaksime, et nad jätkuksid ka järgmises arengukavas need põhimõtted ja käsitlen nagu läbi selle prisma ja siis lõpus on võib-olla kaks sellist nagu kesksemat ootust, siis, mis on väljakutseks, nagu siin minister tõi ka esile, eks ole, väljakutseks korrakaitsepoliitika kujundamisel, aga meie turvalisuse vaatenurgast üldse, kui me arvestame demograafilist ja kõike seda situatsiooni. Et praeguses kehtivas siseturvalise arengukava juures on üks kõige olulisem koht on see, et mida me oleme rõhutanud ja proovinud sellest dokumendist ka esile tuua, et siseturvalise arengukavas ei võrdu politsei ja pääste ja nende jõustruktuuride arendamise kava, vaid ta tõepoolest on turvalisuse arendamise kava. Ehk siis see tähendab nagu seda, et loomulikult, kui üheskoos leitakse, et on vaja pääste, ressurssi, võimekust tõsta, et küsimus siis seda tehakse, aga kui on vaja kohaliku omavalitsuse võimekust tõsta mingisuguses valdkonnas, siis tehakse seda. Et need on need valiku aspektid. Et see on selles mõttes on nagu uuelaadne, sest varasemalt olidki olemas nii-ütelda valdkondlikud arengukavad, kus Siseministeeriumi valdkond arendas ennast. Ja see oli siis ka, ütleme, raha küsimiste allikaks ja kogu selleks tegevuseks. Ja nüüd, kui me turvalisusest räägime, siis me oleme käsitlenud seal siseturvalise arengukavas ju teatavasti turvalisust laiemalt. Et see tähendab, siis siin on ka toodud mul välja see, et ohutut elukeskkonda, milles inimene tunneb ennast kaitstult ja kus on tagatud tema ohutus siis just keskkonna kujundamise, inimeste teadlikkuse tõstmise ja loomulikult ka vajaliku reageeriva teenuse pakkumise kaudu. Et see on see oluline, millest me lähtume ja siit ka siis ütleme niisugune käsitlus, mis on võib-olla kõige keerukam koht üleüldse, eks ole, valikutes siseturvalisuse tagamisel, on see, et nagu ikka teame, et üksjagu elanikkonnast leiab, et kes on niisugused väga kõva käe pooldajad, eks ole, leiavad, et korda maksma saab panna üksnes on ju tugeva järelevalvega, igale poole paneme järelevalveametnikud ja karistame kõvasti. Ja see on siis need inimesed, kes pooldavad seda reageerivat hoiangut ja teine pool, eks ole, mõtleb, et aga võimalik on inimeste käitumist mõjutada ka keskkonda kujundades. Ja ega mõlemal poolel on õigus, ühte või teise äärmusse minna ei saa. Ja tuleb leida see kesktee ja sellepärast meil on kujutame seda nagu sellist kiike, eks ole, et leida see kesktee, eks see tähendab seda, et peab olema vajalikul tasemel reageeriv võimekus, et kus inimesed tunnevad, et vastav abi saabub õigeaegselt, on adekvaatne ja teiselt poolt saadakse ka aru, et on vaja panustada iseenda turvalise keskkonda kujundamisse, ükskõik kas siis oma teadliku käitumise läbi või siis olustikku muutes enda ümber selliselt, et ei oleks võimalik minuga või minu ümbritseva keskkonnaga midagi halba juhtuda, ükskõik on see indiviidi üksikkäitumine või on see äritegevus, kõik peab aitama keskkonda turvaliselt muuta. Et siin just ongi see toodud see, et veel üks oluline dilemma, kui me vaatame kiige all olevat seda kolmnurka, siis seda valikut raskeks teebki nüüd elanikkonna hoiak, kui me tegelikult vaatame nüüd makrokeskkonda, mida siin minister ka juba puudutas, eks ole,
siis viimasel ajal sellised makrotasandi muutused ühiskonnas on ju meil läbi selle sama kastikese, mis meilgi siin laual, eks ole, niivõrd lähedal. Kommunikatsioon, informatsioon jõuab kohe, siis me tunnetame seda justkui see on meie kogu aegne igapäevane situatsioon ja me tahame, ja selle tõttu me ka tunnetame, et see turvatunde jaoks justkui meil oleks vaja rohkem sellist reageerivat jõudu. Paljud inimesed seda ka tajuvad, selle tõttu ka võib-olla mitmed poliitilised liikumised on aktiviseerunud niisuguseks pigem siis populistlikuks lähenemiseks. Aga igal juhul see keskkond tervikuna meid mõjutab ja need valikud seal keskel on ühelt poolt siis need elaniku hoiakud, see keskkond mõjutab seda ja teistpidi loomulikult olukord mõjutab ka, kuidas meil on riigieelarvelised võimalused. Sest kogu see nii-ütelda riigipoolne, just ütleme siis riigi keskvõimu tagatud ja riigi teenused, need reageerivad teenused siseturvalises valdkonnas, need on väga kallid. Nii et selles mõttes on äärmiselt oluline mõelda, et kuidas me saaksime seda kallist reageerivat jõudu hoida nii tugevana ja nii adekvaatsena kui vajalik ja tasakaalustada siis seda just ennetava ja keskkonda kujundava tegevusega. Ja see on tugev väljakutse. Ja nüüd tulles nagu lähemale sellel teemal, et kuidas ja kus me saame kogu selles siseturvalisuse suures kompotis rohkem rääkida koostööst siis just turvaettevõtete valdkonnas, siis praegu selle arengukava käigus me oleme juurutamas seda nimetatud kogukonnakeskset lähenemist ja töötame selle nimel igapäevaselt ja kui me sellest räägime, et mis asi see on, et miks või mida me üleüldse siis teeme, kui me räägime kogukonnakesksest lähenemisest, siis selle eesmärk või mida me tahame saavutada on see, et me tahame vähendada elanikkonna hirmu erinevate ohtude eest. See on nagu selline põhiline teema, et vähendada seda hirmu. Nüüd see hirmutunne on see, mis paneb inimesi käituma erineval viisil ettearvamatul kujul. Ühtpidi on ta hea, ütleme mingisuguse hulgal hirm on hea, siis inimene on ettevaatlikum. Aga kui see hirmutunne läheb väga tugevaks, siis inimesed hakkavad tegema selliseid valikuid, mis ei ole adekvaatsed või nad kolivad mõnda teise paikkonda või mis iganes võivad need tagajärjed olla. See on nagu oluline ja see, kust need hirmud inimesel võivad tekkida, et selliseid otsuseid langetada, need võivad tulla erinevatest poolt. On see looduskeskkonnast või sotsiaalsetest nähtustest või millest iganes see võib tulla. Et selles mõttes on see, et me jällegi peame nagu ka turvalist keskkonda kujundadest aru saama, mis on see põhiprobleem, mida on vaja lahendada. Ja loomulikult mitte ainult, et me siis neid hirme vähendame, vaid et me neid hirme peame ka reaalselt vähendama. Ja siin lahendus siis selles on just see, et süsteemne võrgustikupõhine koostöö ja ühtne probleemide väljaselgitamine ja ühine panustamine sellesse lahendusse. Ja kellega koos siis ja kuidas see võikski käia on siis, ja siin on, eks ole, siin keskpoole peal on väga pikk loetelu, peaaegu kõik sotsiaalsed või ükskõik mis grupid on ette loetatud üksikisikust peale. Üksikisikut kogumis moodustavad kusagil, me igaüks elame mingisuguses konkreetses kohas, linnas, külas, linnajaos, seal moodustub teatud kogukond, teatud grupid, on olemas mittetulundusühingud, eraettevõtlus, meedia, kõik see moodustab ühte kohta mingisuguse kogumi. Võtame mõne geograafilise paiga Eestis, siis igal pool me saame sellise kogumi moodustada. Reeglina siis nad moodustavad veel suurema kogumi, mis on kohalik omavalitsus. Ja ütleme selle kogukonnakeskse lähenemise niisuguse fookuskohaks me näeme, selles arengukavas olemegi seadnud, et see on just kohalik omavalitsus, kes võiks seda võrgustamist siis kogukondade ja sinna juurde kuuluvate erinevate toimijate või osapoolte kaasamist erasektorist, mittetulundusühingutest, eraettevõtetest ja meedia ja kõik see, eks ole. Selles mõttes siin kontekstis me näeme ka väga tugevat rolli just nimelt turvaettevõtetel. Kui ühed erasektori või ka siis turvaettevõtete liit, kes on mittetulundusühing, nende osaluses selles protsessis.
ja loomulikult siis edasi kuni regionaalsele või maakondlikule ja riiklikule tasandile välja. Ja loomulikult on oluline aspekt sellest ka siis, ütleme just riigi asutuste kohalikel ekspertidel selles võrgus. Nüüd see võrgustuse juurde veel hiljem natuke tagasi, aga just see oluline on see, et see võrgustik kui platvorm kohaliku omavalitsuse poolt oleks moodustatud või neid on osalt moodustatud, et kuidas seal nagu asjadega toimetatakse. Et oluline on see, et ühiselt saadakse aru ja selgitakse välja, mis on mingisugused probleemid selles konkreetses kogukonnas, mis inimeste turvalisust või heaolu vähendab. Ja see on oluline aspekt, et milline see probleem siis on, tunnetatakse, eks ole, et see nagu paljusid inimesi häirib, ja seda probleemi analüüsitakse, et koostatakse, täna on kasutusel selline meetod, koostatakse kohalikes omavalitsuses terviseprofiil, kus kirjeldatakse ära erinevad ohud, mis inimeste heaolu mõjutavad, on need siis looduskeskkonnast tulenevad, tervisest, mis mõjutavad tervist võivad mõjutadagi need loodusest tulenevad ökoasjad, inimkäitumisest, on see kuritegevus või mis aspektid need on. Ja sealt nagu selgitatakse, peaks välja selgitama see, mille vastu tuleb meil ühiselt kõige suurem ressurss panna, et inimeste heaolu tagada. Sest on väikseid üksikuid asju, mis paljusid häirib meid iga päev, aga see võib olla üksik ja sellega tegeletakse, eks ole, mitte nagu siis kogumist terve külakvoorumi aruteluga. Sest vastasel juhul juhtub nii, et kui sellist me ühtselt välja ei selgita, siis see, kes kõigiga mõni karjub, sinna peale pannakse ressurssi. Ja nii juhtub ressursikonflikt. Ja mis sellest kasu on, kui me räägime kogukondlikest lähenemist, kui me selline mehhanism käib koostöö omavahel, siis see kutsub esile kogukondade kaudu üksikisiku ja kogukonna aktiivsuse, ehk siis minu kaasamise tunne, mis on nagu äärmiselt oluline, avatus ja arusaam asjadest, kuidas ja mis see turvalisus on, mis komponentist koosneb, kuidas ma saan ise panustada, tõstab teadlikkust ja heaolu ja loomulikult tõstab ka elanikkonna ja ametkondade vahelist sidusust. Ja nüüd, kui me vaatame siis, et selline skeem, et mismoodi see võiks välja näha, et kui meil on kohaliku omavalitsuse heaolu nõukogu näiteks moodustatud, kuhu me siis tahame sihtida enda siseturvalise arengukavaga, et nüüd, et oluline on, kes siis seal need tegutsejad ümberkond on, et on mitmeid kogukondi on selle ümber, eks ole. On vabakonna liikmed, on erinevad riigi ettevõtete või suur ettevõtete esindajad. Sõltuvalt sellest siis, missugune see probleemi kese on, sest mis on nagu selle iva, on koos otsida seda lahendust. Sest kui näidetega rääkida, siis minnes lihtsamatest keerulistemani, siis lihtsam näide, eks ole, mida igaüks tajub, sõltuvalt kus see piirkond on, võib olla see, et näiteks noored hängivad bussijaamas. Pole nagu midagi. Kohati võib olla see antisotsiaalne käitumine. Kellegi jaoks vanem inimene läheb bussijaama, noored naeravad, ta tajub ebamugavalt ennast ja tal on ebaturvaline. Või siis, ja mis see lahendus on siis? Siis öeldakse, et politsei läheks ja karjataks noori sealt, et ajab neid ära, eks ole, või määrab veel karistusi mingil põhjusel, huligaansus äkki või midagi sellist, avalik korra rikkumine. Et see on nagu üks osa. Aga nüüd tegelikult, kui me tervikus vaatame üle selle, siis on võimalusi, tõenäoliselt avaneb rohkem. Või süveneme sellesse, miks see nii on ja kas üldse halb on. Äkki lepitakse selles kogukonnas kokku, et nii ongi, noorte kogunimiskoht on seal ja me tegeleme sellel või seal. Et see on nagu äärmiselt oluline. Või teine, eks ole, näide tavaliselt, mis on joodikud poe taga kuskil, eks ole. Sügav probleem. Viime ära, politsei viib ära, määrab karistuse, tuleb homme tagasi jälle seal. See ei ole lahend oleks sügavam, uurida välja, mis see probleem, miks need inimesed on seal, tööd ei ole tõenäoliselt ja nii edasi, leiame mingid põhjused, võime leppida selle probleemiga, teeme neile siis seal olemise mõnusamaks, et ükskõik, mis siis ei ole, et sellele just vajalik on see teadlikkus ja leida neid lahendeid ja need probleemid lähevad järjest keerulisemaks, sest kui me rääksime praegu lihtsatest, aga kui me räägime terrorismist,
Ja siis ütleme, ka meil on vajalik märgata, varajast märkamist enda ümber ja läbi selle jällegi, eks ole, mõista, milliste meetmetega seda saab paremini teha, kellel on paremad võimalused ja see ongi see keskkond, kus seda arutada saab. Ja see ei tähenda seda tänases innovaatilises ühiskonnas, et tuleme ümmarlaua juurde kokku, teeme külaõhtu ja siis seal arutame seda küsimust, et tänapäevaste tehnoloogiliste vahenditega on seda teha palju rohkem võimalusi. Ja siin joonisel ongi siis toodud see nii-ütelda keskelise rohelise osana ja need vallikestega on see võrgustik, mis peaks toimima igal pool, mis peaks toimima saada, see on see eesmärk. Ja need ümberringi siis need kastikesed on ükskõik millist laadi siis probleemi võiks olla see, mis inimeste heaolu häirib. See on ainult väike loetelu, et selles mõttes on see siis selle asja idee, et kui me panustame probleemide lahendusse, siis me igaüks panustame ka oma ressursse, panustab selleks nii riik, kohalik omavalitsus, eraettevõtlus, sest kõik me loome koos seda väärtust. Ja igaüks oma rollis ja siin on nagu oluline ka see, et see organisatsioon, kellelt me eeldame tavapärast käitumist, võib tulla sellest kontseptsioonist ka sellest tavapärasest käitumise rollist välja ja tegeleda mingi küsimusega selles kogukonnas just sellest aspektist, mis on vajalik selle probleemi lahendamiseks. See võib olla näiteks just nimelt riigi funktsioone täitvate organisatsioonide puhul, või näiteks kas politsei või pääste, mida ta teeb tavapäraselt, aga nüüd ta teeb seda natukene teistmoodi just selles kohas, et mingisuguse probleemi lahendamisega tegeleda. Ja kui me räägime nüüd kahest olulisest väljakutsest, siis üks just ongi see sama, millest ma põhjalikumalt praegu rääkisin, see kogukondliku lähenemise viisi juurutamine, see võrgustamine ja võimestamine. Ehk siis, et see visioonis see tekke tunne, et kohaliku omavalitsus kui kohaliku elu kujundaja loob oma elanikkonnast võrgustikku. Me võime alati öelda, et meil on need võrgustikud olemas juba, meil on volikogu. On olemas volikogu kohalikul tasandil ja seal võib moodustada turvalisuse nõukogu. See on üks võimalus, aga arengukava niisuguse visiooni mõttes on oluline see, et mitte ei oleks võrgustik, või siis jah, see võrgustik ei oleks mitte poliitiliste vaadete põhine, mida volikogu on, vaid geograafilise asetuse põhine. Ehk kui me kujutame ette, on ju linna või valda, eks ole, see on külad, et kõik külad oleks esindatud, mitte, eks ole, mõned külad, kus on teatud, ütleme, poliitilist vaated. Et see võib mõnikord kokku langeda, mõnikord mitte. See on päris täpselt ka nii. Ja nüüd, et see on üks selline oluline väljakutse ja teine olulisem, juba siin ka minister rääkis sellest põgusalt, on see, et korrakaitsepädevuste laiendamine või siis volitamine nendele isikutele, kellel on otsene ja vahetu sekkumise võimalus ja või kohustus. Näiteks me võime rääkida täna kohalikust korrakaitsest, mis on ju moodustatud juba seaduslikult, eks olemas, on teatud kohustused, millega nad peavad tegelema, aga kõiki vajalikke või piisavas mahus korrakaitselisi pädevusi siiamaani nendel ei ole. Ja see on terav poliitiline debatt. Et sellepärast on ta väga tugev väljakutse. Ja teine, neid näiteid on palju, eks ole, kus me sellest kontekstist räägime. Ehk siis jällegi, kui me ütleme, et kellel on võimalus ja otsene ja vahetu sekkumise võimalus, see võib olla ükskõik mingisuguse avaliku teenuse pakkuja, kellel on võimalus näiteks võtta purjus kliendilt ära mingi ohtlik kese. Selles mõttes, et alati tuleb hinnata, kaaluda, kas see on mõistlik tegevus, aga tänases situatsioonis põhimõtteliselt tuleks kutsuda kohale politsei. Ja selles mõttes oleks mõistlik, et me oma ühiskonnas, kus me tänases arenguastmesse oleme jõudnud, mõtestame selle ümber ja vaatame, kuhu me mingit ressurssi paigutame. Ja selles kontekstis siia puutub ka tänane meie see turvaseadus, millest nüüd küll kohe järgmisena te kuulete täpsemini, ja dilemma, mis on meie vaates üleval, mida me tahaksime käsitleda,
just korrakaitse poliitika valikutes on see, et kuidas kaasata turvaettevõtteid laiemalt avaliku korra kaitsesse. Ehk siis meil on olemas politsei, meil on olemas korrakaitseüksuste mehhanism, on abipolitseinikud, nüüd kuskil seal vahel paikneb turvaettevõtted, on olnud alati diskussioon, dilemma, kuidas see küsimus tuleks lahendada. Meie vaates on see, et jällegi kohalikul võimul oleks võimalik kaasata ka turvaettevõtteid avaliku korra tagamisse, siis mitte ainult, eks ole, nendel konkreetsetel suurüritustel või mis on hästi raamistatud, vaid me räägime sellest, et avalikus kohas korda tagada. Nii et sellised on need suuremad väljakutsed, diskussioonid sellel alal. Poliitiliselt on need väga tundlikud ja ei ole kerged, aga sinna suunda meil on vaja liikuda. Ja tuleb ju väga selgelt öelda, et ega ühiskondlik areng on pidev protsess, me oleme alati mingisuguses etapis parasjagu 90 aastate alguses ja sealt kasvades ei olnud mõeldavgi, et veel kellelegi anda mingeid õigusi kui ainult politsei. Mingis ajahetkes me saame aru, ümbruses meil muutub palju asju, keskkond turvalisuse tagamis läheb üha keerukamaks ja mingites kohtades saabki seda teha väga spetsiifiline jõud. Ja mingisuguses juba meile tuntud keskkonnas saavad sellega hakkama väga palju, siis järelikult tuleb ka seda võimaldada. Ja praegune ajahetk minu arvates on see. Aga minu poolt suur aitäh, veel kord teile palju õnne sünnipäeva puhul. Aga aitäh, ma usun, et sa oled valmis vastu võtma mõned küsimused, kui need peaks tekkima. Ja palun sealt, jah. Selts. Rääkisite sellest kogukonna ja nende võrgustike lähenemistest. Mul kohe peast tekkis selline küsimus, et huvitav, et kas on ka mõni selline projekt juba protovormis käima läinud näiteks? Me oleme praegust seda juurutanud nõndaviisi, et eesmärk on jõuda kohalike omavalitsuste sinna võrgustustasemele. Hetkel me oleme selle projektiga sealmaal, et igas maakonnas on moodustatud turvalisuse nõukogud, millest siis kolleeg siin saab põhjalikult rääkida, aga see on täpselt see osa, kus me just seda metoodikat, kogu seda sisu täpsemalt, praegu oli hästi üldine selline selgitus, kus me seda juurutame, seda välja töötame, et jõuda siis kohaliku omavalitsuse tasandile. Nii et ma praegu jääks vastuse võlgu, et kas konkreetses kuskil kohas on see niimoodi käima lükatud, aga politsei oma käitumisviisis läheneb praegu samamoodi ja hetkel on see pigem nõnda, et politsei on see keskpunkt, kes tõmbab võrku enda ümber, et lahendada probleeme. Ja nüüd selle dilemma koht ongi selles, mis ka maailmas on mõnel pool olnud siis just probleemiks, et kuna see on politsei teeb selle võrgu, järgmisena teeb pääste oma võrgu ja siis on mitu võrku, aga koha peal inimesi on üks hulk. Mõistlik on kohalik omavalitsus võtab, teeb selle võrgu ja erieksperdid tulevad sinna võrku sisse. Et see on praegu see, mis me soovime, et ma hetkel ei oska öelda, et midagi kindlasti on, aga täpselt sellisel kujul ei oska väita. Veel küsimusi praegu, sest hiljem on veel võimalik esitada. Jah. Andrei Liilelet, Eesti Turvaettevõtete Liit. Et ma ei saa täna seda küsimust jätta küsimast kõigi esinejate käest, et kui reaalseks sa hindad seda, et uus turvaseadus 2019 aastal otsapidi jõustuma hakkab? 19, siis nagu 1. jaanuar, 19. No 19, no on niisugune pikk aeg, et... No ma arvan niimoodi, et me omakeskis, kes me partnerid oleme, toimetame, saame need lahendused purki. Ja just mida ma nimetasin, need mõned, ütleme, need tugevamad väljakutsed on need võib-olla need komistuskivid ja me peame hakkama mõtlema sel juhul, kas
kas liikuda millegagi, loovutada midagi, et see diskussioon on ees, nii et ma pigem 19 oleksin kahtleval seisukohal, aga mitte nagu lootust kaotununu. Aitäh!